See polegi muud kui ainult nali. See polegi muud kui ainult nali. See polegi See polegi muud. No nii, tere! Tere! Ma sain oma õe elusalt ja tervelt tagasi Eestisse. Aga ta vahetas rassi vahepeal. Väga meeldiv oli see. Oli jah? No selles mõttes näha ennast nagu nii pruunina. Tead, ma vist polegi siin nagu never ever nii pruunina näinud. Päriselt või? Ja. No, ma arvan ka, et nagu nii pruun ma olin võib-olla lapsepõlves maal, vaata, kus sai päevad läbi kuskil päikse käes chillitud, et seekord, ma ei tea, kuidagi läks hästi jah. Et ju ma valisin õiged kreemid. Vist küll, et ei põlenud ära. Täpselt. Ühesõnaga, kes ei ole veel meie nii-öelda eelmist podcasti kuulanud, siis Heilika meil käis siin 2 nädalat tagasi tuli või? Ei, nädal tagasi. Nädal tagasi tuli nädalaselt puhkuselt Türgist. Aga teil ikka joppas selle ilmaga seal ju ka? Joppas küll jah, sest et sõbrannatuttavad olid käinud seal veidi varem ja neil oli küll mingi vihma ja kõike tulnud. Et meil oli selles suhtes ülihea, et temperatuur oli siuke paras, päikse käes oli ikkagi 40. Täiega rets. No tundub rets, aga seal see kuumus ei ole üldse nii hull ja siis oli väga mõnus. Ja lähedki kastad ennast kogu aeg basseini ja ülimõnus puhkus. Selles mõttes, et lihtsalt lebotad. Et me seekord tahtsimegi sellist puhkust, et ei viitsi mingisuguseid neid pakkumisi seal võtta, et vaata, et lähed seal, ma ei tea, merele nende skuutritega sõitma ja mida nad ekskursioonid nagu pakuvad just. Et nad käisid küll pakkumas seal nagu alati, aga me ei tahtnud mitte midagi. Ja muidugi. Samas võib-olla ongi hea jah, vaata, aga kui sa nüüd, vaata sa läksid, siis sa olid ikkagi nagu täiega väsinud ja siuke, et nagu sa olid nagu igatepidi done, siis kas sa nagu siis reaalselt puhkasid? No ikka puhkasin, kuigi meil oli see, et meil kõik seltskonnast olid sellised, kes ärkasid juba mingi 7 üles. Ja esimene hommik ma pidin äratuskella ärkama, siis mul oli küll selline tunne, et kuhu ma sattunud olen, ma tulin puhkama, et võiks magada nagu kauem. Aga samas jällegi ärkasin üles ja siis basseini ääres sai jälle nagu lepotada, et jäin isegi päikse kätte magama. Ja et vahepeal tukastasin. Ja, muidugi. Aga oota, ma tahtsin midagi küsida. Sa jäid haigeks siin vahepeal ju? Kohe, kui ma tagasi tulin, võib-olla näälast ka aru saad, et mingi väike viirusepõiss on küljes. Või no tegelikult ma ei saa öelda, et ikkagi pigem viirus, ikkagi külmetus. Ma arvan, et sa said seal lennuki konditsioneeriga külma lihtsalt. Lennukis oli mega külm. Sest vaata, see temperatuuride switch on nii hull, vaata. Sa tuled mingi, ma ei tea, 25 kraadist on ju, võib-olla rohkemgi. Ma ei tea, kas seal oli öö ka, kui te hakkasite tulema või? Või õhtu? Õhtu oli. Õhtu, okei. No, et vaata, et ikkagi temperatuur on mingis mõttes maas, aga sa lähed nagu külma lennukisse ja siis sa tuled siia külma Eestisse tegelikult. Meil oli siin räme windi. Ja kõige hullem oli see, et kui me ära läksime siit Eestist, siis oli nii külm väljas, et me ootasime maja eest taksot, me pidime tellima 2 taksot, sest me suurte kohvritega ei mahtunud ühe peale. Ja väljas oli nii külm, et tekkis see vappe külm ja siis me tegime nalja, et nagu see Titanicu külm, nagu me alati räägime. Et nii külm oli. Ja siis tagasi tulles oligi see, et jah, lennuk oli külm. Muidugi seal andis nagu timmida seda konditsioneeri, aga vaata kõigil käib see ikkagi. Ja siis isegi kui see sulle peale ei puhu, siis sul oli nii külm. Ja ikkagi pikk sõit ka ja siis magada ei saanud, ilmselt hingad seal 4 tundi seda külma õhku sisse ja pluss see, et siin Eestis oli nagu külm ja siin ei tundugi soojaks minevat üldse. Et ju siis see temperatuuri langevus oli nii suur, et see tõmbas ikkagi tervise veits ära, aga midagi hullu ei ole. Aga kuidas minekuga oli? Kuidas minekul lennukis oli? Magasid või? Oota, ma nüüd mõtlen, me läksime öösel ju. Öösel, jaa. See oli ju mingi, ma ei tea, jah. 2-3 mis ta oli või? Jaa, vist mingi 3:30 või läks vist midagi sellest. Okay. Aga ei, siis me üritasime magada, aga see on ikka hull, see on nii ebamugav on. Võtsime küll kõik kaelapõdjad ja kõik asjad kaasa, aga see on lihtsalt üli ebamugav. Ma ei tea, ma ei oskagi kirjeldada, see on tõsiselt ebamugav. Et igaüks üritab kellegi peal magada, aga kui sul võõras inimene kõrval on, siis tema peale ei toeta, vaata, siis vahepeal toetad peapadjaga nagu selle ees oleva istepingi peal, isegi mingi istukil asendis lihtsalt magad.
just tegin nalja, et me oleme nagu need vanamehe multikas olid need lapsed seal saunas, kus panid pead alla, vaata. Et me istusime Upsi! just samamoodi nagu jah. Et siis, kui see vanaisa seda leili viskas, vaata, siis nad panid kõik pea alla. ja. Aga jah, ei tahaks veel, äge oli, aga nagu ma ütlengi, lennureisi ma ei kannataks üle 4 tunni küll. Läheb ikka metsikuks, jah. Jah. Ma mõtlen, et mul vist on ka olnud nagu maks vist 3 tundi. Ja nagu... Sa Kunti sulle sõitis 3 tundi või? Kauem ei olnud või? Võib-olla mingi tirts rohkem, aga vist mitte nii kaua. Ma ei mäleta ka, nagu see oli mingi 2014, 2013 äkki või? Ma ei mäleta. See oli ikka ammu aega tagasi. Päris ammu tõesti. Tegelikult jumala õudne ju. Jah, siis see ei olegi nagu rohkem nii kaugel käinud. Siis sa oledki nüüd veel Finlandias. Ei ole ju, Iirimaa oli ka üsna suke. Oli küll, teil oli see tööreis ju. Ja Holland. Noh, selles mõttes Hollandit ei saa... Noh, ma olen Hollandis ju 2 korda käinud, vaata. Ühega lennukiga ja teine oli ju mööda maismaad, vaata. Maismaa omaga ei saa muidugi võrrelda, vaata, et see on lennukiga hoopis ühte kohta teise, ja aga maismaal, vaata, sa võtad läbi nagu nii palju riike nii mitme päevaga. Et igal ühel oma plussid ja miinused. Aga kumba sa eelistad, et kui võtta, et sa oled seda autotrippi teinud nii kaugele, et sa saad küll teha mingites riikides peatusi, aga kumba sa ikkagi eelistaksid? Kas autoga reisimist või lennukiga? No, eks igal ühel on oma plussid ja miinused. Tegelikult ma arvan, et ikkagi lennukiga, aga arvestades seda, et ma tegelikult nagu kardan lennukiga sõita, siis ma ikkagi vist valiks ka nagu maismaa. Oleneb, vaata, kuhu. Et tegelikult oli ju mingis mõttes hea mööda maismaad. Sa nägid nagu poole rohkem nagu seda, mis toimub nagu teistes riikides ka. No välja arvatud Saksamaa kiirteed. See oli nagu täiesti nagu kohutav. Ma ei tea, ma nagu räigelt kirusin seda. Seal ei ole päris nagu ju normaalsed maanteed. Mingites lõikudes olid seal ikkagi nagu betoonteed, nagu meil seal Peterburi maantee, vaata. See oli nagu väga rets, ja nagu see tekitaski ühtlasin nagu sellist vibratsiooni kehas niimoodi, et kui sa tulid autost välja, siis sa nagu taarusid, nagu saaks juua täis, vaata, et see nagu kehale mõjus kuidagi pikama sõit ja see mingi vibra, vaata. Et aga lennukiga ei ole ju midagi sellist. Et mina mõtlen nagu seda, et ma kardan nagu lennukiga sõita, mul lihtsalt nagu puht ärevusest lihtsalt on ebameeldiv. Aga ma ei karda nagu seda, et lennuk nagu alla kukub või midagi sellist, vaid et ma olen lihtsalt ülitundlik inimene. Mina kardan seda turbulentsi, aga õnneks ma ei ole seda kunagi niimoodi kogenud, et natukene on küll selline bumpy road võib-olla, või selline tunne justkui, et sa sõidaksid autoga auklikul teel, aga see on nii vähe olnud, et selles mõttes mul on nagu pigem hästi läinud. No ja vaata, see ongi see turbulentsi, see nagu kõikumine või nagu siuke vetrumine seal õhus, vaata. Nagu auk vaba langemine, vaata. Jaa, aga ongi, see tekitabki seda rõvedat tunnet, mida ma ei taha tunda, et see ülitundlikkus nagu kehas on see, et ma nagu tajungi igat liigutust seda üles-alla, vaata. Et nagu, see on nii rõve lihtsalt. Et ma nagu jumala hästi tajun seda ja siis see nagu vastik see käib nagu kõhust läbi või kuidagi niimoodi, et mõni vaata ei taju seda, aga ma tajun täiega ja mulle üldse ei meeldi see nagu. Ja see teadmine, et su all pole maapinda. Nagu, ja nagu... minul on veel selline nagu mõte, et näiteks kui ongi, meil on see veits seal lennu ärevus nii-öelda, on ju, ja kui sa sõidad lennukiga niimoodi, et sul on see turbulents, on ju, ja sul on näiteks kõrvaklapid peas, niimoodi, et sa kuulad ise midagi, et mõne jaoks see võib-olla rahustab just, et sa kuulad, mis iganes podcasti või muusikat, on ju, siis mina alati mõtlen, et mingi... Äkki jääb mingi info kuulmata. Ja, et äkki piloot ütleb mingi, no nii, nüüd me mingi kukume alla, siis ma olen mingi, party hard, on ju, ma ei saa kuulata. Aga samas on see ju, et kui keegi see kapten või mis iganes hakkab rääkima, siis see mingi... mitte midagi ei saa aru, aga midagi ta räägib, vaata, see on ka nii haige nagu. No jaa, näiteks meil oligi piloot midagi ütles, vaata nad ütlevad selle umbkaudse aja, on ju, millal me peaksime sihtkohta jõudma. Kas teil oli ekraan ka või? Meil oli ekraan, aga sealt sa said vaadata ainult seda ongi destination ja seda sihtkohta, et palju veel jäänud sõita on, et sealt ei saanud vaadata midagi. Et nagu reaalaja siin
või nägid teil? jah, seda nägime, aga okei. mingit filme ja siukest asju ei saanud vaadata. Et selles suhtes oli, aga tead, kui ägedalt lennukis oli tehtud see lagi oli siukeste pisikeste valgustäppidega nagu tähistaavas oli, et kui tuled olid kõik lennukis kustas, siis oli ilus. Nice. See oli nagu siuke mõnus. Tegid pilti ka või? Vist ei teinud. Kas sa üldse tegid pilte seal või? Midagi ikka tegin, jah. Miks sa mulle näidanud ei ole? Ma ei tea. Seda me oleme nädal aega koos olnud ja lihtsalt nagu vend ei ole näidanud mitte midagi nagu. No see on küll huvitav, jah. Ma ei tea, meil ei ole nagu jutuks kuidagi tulnud, jah, et näitaks pilte. Ja see oli ka nii äge, et mida ma enne ei teadnud, aga oleksin võinud teada, et seal Türgis on nagu hästi palju kasse, noh, kes käivad nagu vabakäigukassid ja neil on samamoodi nagu Egiptuses on kassid nagu justkui need pühaloomad. Et noh, ma nüüd ei tea, kas nüüd nii pühad on ju, aga nad ikkagi hoolitsevad nende eest, nad ei aja neid ära, nad käivad poes, nad käivad hotellis sees, neil olid tehtud siuksed väiksed nagu kolmnurksed siuksed majad, kus olid need augukesed sees, siis neil oli vett, süüa, siis andsid need hotelliinimesed on ju neile süüa, et nagu et oleks võinud mingid maiuseid kaasa võtta, et oleks nagu teadnud. Et noh, see on nagu Aamen kirikus, et nüüd ma näen TikTok'e, kus on see, et pakitakse kohvrit, siis viskad passi, raha, kreemi, päevitusriided ja kassimaiused põhimõtteliselt. Et oleks nagu teadnud, siis ma oleks kindlasti võtnud, aga noh, ei ole hullu, ma andsin siis neile oma lõuna- ja õhtusöökidest nagu osa. Täitsa lõpp, noh. Et mul tekkis sinna oma kiisu. Türklase näoga kass oli. Ja põhimõtteliselt kirjelda, mis näoga ta sai. No reaalselt oli türklase nagu, ta oli mingi suure ninaga siuke meeskass. Täiesti haige, noh. Et kohe on näha, et ta ei ole eestlane. Ei ole eesti kass. Aga panid nime ka või? Aga ta sai eesti keelest isegi aru. Mida iganes? No ta vähemalt tuli, kui ma kutsusin ja nagu selles mõttes nagu... Kuidas sa kutsusid? Nagu ikka. Kuidas? Kuidas sa kutsud siis? Mina küsisin sult praegu. Ma ei tea. Oh my god. Kisuks. Sa olid mingi Türgi kass. Täiesti õige. Ühesõnaga, seal ma ei tahtnud peatada ja siis me tegime seal kogu aeg nalja, et endal on kodus kass, siis tekib see igatsus peale, et peaks ühe endale hotelli tuppa võtma. Tead, teil oli mingi nali, et viska kass kohvrisse ja too Eestisse või? Ja kõik ütlesid, et võtta kaasa, aga noh, sealt, ma ei tea, just rääkisime sõbrannadega ka, et mingi influencer oli toonud mingi koera kuskilt välismaalt. Kas see mitte ei olnud Kelly Sildaru tõi mingid koerad kuskilt? Midagi siukest. Aga ma ei mäleta nagu riiki, aga see oli väga hull paberimajandus olnud, et see ei ole nii easy, et seal mingi lähed tood, on ju. Pluss ta võivad, vaat sa pead tegema kõik mingi haiguste asjad läbi seal, vaata mingid testid ja nii. Jah, aga nad nägid selles mõttes, nad ei olnud siuksed räädud ka, et nad olid ikkagi täitsa normaalsed. Vahepeal kaklesid omavahel, seal oli kuulda, et mingisugune kisa käis, on ju. Et võib-olla võitlevad mingi toidu pärast, aga ei, väga okei, nägid välja, et ei olnud mingid haigusi ega niimoodi. Aga ei olnud nagu mingid kärnas mingid taudid. Et no mul oli ikkagi parakas, et kui ikkagi paitasid, siis ma pesin käed ära. No ikka jah. No vaata siis, kui me Saküntusel käisime kunagi ammu, siis vaata, meil oli ka seal vaata üks kass, kes käis, mäletad? Ka umbes samasuguse nagu see kirju nagu sul oli ka, aga vaata, ta oli räigelt nagu kondine. Nagu kondine ja ta oli siuke nagu häbarik, aga samas tal oli see kõht oli räigelt punnis, ehk siis ma eeldan, et tal oli see näljapaistetus, vaata. Nii kurb. Jaa, aga vaata, ta tuli alati meie rõdule, meil rõdu oli, või noh, nagu terrassrõdu või kuidas seda öelda nüüd, esimesel korrusel, et ta tuli nagu meile sinna alati nagu iga hommik, et siis tundus, et kõik on nagu fine. Aga kas see... isse, mis ma tahtsin küsida, mul oli mingi hea mõte. No. Appi, mul läks ära praegu see mõte. Ühesõnaga, et rääkides nendest loomadest veel, siis näiteks koerad on neil ära märgistatud. Et näiteks neil on need kõrvade küljes on siuksed nummerdused, nagu põhimõtteliselt meil pannakse... Nagu klambriga pandud või?
nojah, ma ei tea, kuidas see kinnitus täpselt on, aga sihuke punane väike sildikene oli kõrvas, et neil on nagu see, et noh, vaata, et ma nüüd ei tea, et kas see on nagu sellel eesmärgil, et neil ei oleks neid hulkuvaid loomi, nagu meil on, vaata need tänava mingid loomad on ju, et iseenesest Kiibid ju, mõtled siis? noh jah, iseenesest ju tore, et vaata selle peale nagu mõeldud, et selle koha pealt nad, ma ütleks, et on ju meist veits ees isegi. Jaa. Et aga vot koeri oli seal meeletult palju vähem, et võib-olla ma nägin selle nädala jooksul ainult mingi 3 koera, aga kassikes oli sellest mingi 23. Tegelikult või? Et tõesti Wow. huvitav. Mingeid siukseid muid loomi ei näinud või? Gekkosid näiteks? Gekot nägin küll. Ma eeldan nagu, et siuke mida soojem koht, seda rohkem nagu siuksed gekodeks läheb. Ja meil oli vaata hästi mägine see kõik seal, et Jaa. hästi suured mäed, et seal oli küll, Ämblikuid nägid või? ei näinud õnneks, sipelgad olid ka. Millised sipelgad olid suured või? No veits suuremad kui meil need tavalised mustad, Mm. aga mitte need raudsippelgad, mis meil seal Männimetsas tavaliselt on, need Jaa, siuksed jaa. väiksemad, aga noh, ikkagi neid oli seal. Lendavaid objekte ka oli Helikopterid. nagu mingi mardikaid. Ei olnud, õnneks ei olnud üldse mingeid putukaid, mutukaid, siukseid asju ei olnud üldse. Et kui me... Julgesid rõduukse lahti jätta või? Meil oli kogu aeg lahti, aga seal oli, vot see oli nagu jälle upgrade, et nagu rõduuksel oli see võrk ees. Et see oli nagu nii mõnus oli jätta nagu see uks lahti, et meil oli toas ka konditsioneer. Et seda ei pidanud näiteks üldse kasutamagi, et meil oligi rõduuks kogu aeg lahti Ahah. ja see võrk oli lihtsalt ees. Jaa. Aga seal olid, vot need vaablasid olid seal. Oh issand, need kõige hullemad. Need olid küll siuksed tikutopsid lendasid ringi. Need ongi tõeliselt hilikiputelad. Täiega. Kuulsid mingi zzz käib, et... Õudne. Ja pluss teil oli seal ju see mingi räige, mingi kajakas ka ju. Jaa, Aga see ei ole päris nagu kajakas, noh meie mõistes, vaid see oli ikka nagu, ta tegi mingi väga haiget häält. Ta välimuselt on sama. Ta on nagu siuke suur on ju, valge. Aga ta oli jah, ta tegi mingit hästi veidrat häält. Ja üldse seal linnud laulsid teistmoodi, ma ei tea, see on ka nagu huvitav. Et me... Mingi keegi ei tahtnud sind kaamlite pärast ära ärandada või? Ei, seal niimoodi ei olnud õnneks, aga no ei, seal oli ikka siuksed... Nad on siuksed libedad sellid on need müüjad seal kõik, et... Ma arvan, et on ju müük peab ikkagi toimima. Muidugi kogu aeg on I love you ja... Ja ma ei saa üldse aru nagu, tegelikult mõni inimene nagu ikkagi oma mingi privaat, noh, mingi tsooni rikkujatega nagu, ma ei tea, vaata. Nagu ma kujutas ette, et keegi tuleks mingi, võtaks mul kurdi käe alt kinni ja nagu mingi I love you ja mingi... Aga mida ma ei mõtlema, et kas Türgis on ka see, et sul võib olla mitu naist mehel või? Seal olid ju need sultanid ja need on sealt kandist pärit ju. Vaat ma ei teagi, aga no mina sa tea. Eks seal on usuga midagi, jah? Noh, muidugi vaata näiteks... Jaa, te rääkisite, et see mingi iga mingi teatud kell hakkas see mingi käis hakkas. 5 korda päevas oli see palvehääl nii-öelda või ma ei tea. Ja just see. Kuidas seda nimetatakse? Õudne ju. Aga noh, see näitabki seda, et neil on mingi usk seal, see mingi... Võt ma ei üldse nagu sellele nii väga keskendunud jah, et mida see sümboliseerib või et mis usku see siis nagu üldse tähistab. Aga 5 korda päevas oli see ja kuna me olime mägedes, siis täpselt nagu meie tuppa kustus see selles mõttes üli hästi, et me alati seda 9:30 õhtust alati kuulasime, et naersime ka, et selle nädala karjub ära, et tuled ise ka Eestisse, siis on see kõigil on tagumikud taeva poole lihtsalt. Kell on 9:30, mõtled, mis ei tule seda. Jaa. Aga neil on ju see nagu ikkagi nii oluline, et noh, linnapildis ma ei näinud kedagi, kes sellel ajal siis nagu palvetama hakkaks. Et linnas kõik tegid nagu tööd, ikkagi kui see hääl käis, aga näiteks kui muidu poodides oli muusika ja siis see hääl hakkas pihta, siis kõik muusika pandi kinni. Et nad ikkagi nagu noh, nii-öelda nii palju siis teevad selleks austusavalduseks või. Aga jah. Ja noh, rääkides nendest müüjatest, siis oli naismüüjad ka, aga enamus on mehed. Ja just nagu see ongi huvitav, et nad on jah siuksed libedad sellid, et seal oli ikka noh, küll selliseid lipitsejad, et no ma räägingi, et see üks kutt oli küll selline, et me käisime nagu mitu korda nagu nende juures seal poes ja siis ta oli ka kogu aeg selline, et oi, siin on nii tore näha ja ma ei tea, no siuke
räige lipitseja, onju. Mhm. Tahtsin midagi proovida, siis aitas mulle selga neid asju ja Ja vaata, mina olen mingi, mis mõttes nagu, et tuli, võttis, aitas sul pluusi selga panna ja siis veel kommenteeris mingi puubiseid ka nagu, mida perset? jah. Vabandust, aga nagu, mida? ja, Ma oleks mingi, get the hell out of here, nagu reaalselt. ja et nad on jah siuksed ja siis noh, et nad noh, tõesti nagu, et samas nad ei näe üldse siuksed võltsid ka välja, et nagu see on nende jaoks üli okei. Vaata, võib-olla ongi nagu, et kui sul oledki nagu selle nii-öelda turistide nii-öelda kuurorti nagu see mingi müüja seal, siis noh, kindlasti neil on juba oskused, kuidas nagu nendele nagu läheneda ja kuidas seda raha nagu teenida või nii, onju. Täpselt, ja neil on ülihea mälu, nagu esiteks juba seda ma kohtasin ka Egiptuses, et nad noh, muidugi neil on, Egiptuses oli hästi palju õpetatud seda eestlaste poolt seda lolli, seda tere, vana kere, et nad nagu noh, niimoodi Ütlesid ka seal või? ei, seda nad seal Türgis ei öelnud, aga Aa, nagu Egiptuses Egiptuses. öeldi Aa, nagu, päriselt, et nad ei tea issand. selle pointi, vaata, et aga noh, eestlased on õpetanud, onju. Mhm. Ja siis noh, et nad hästi palju, et oo, et kas te olete Eestist, siis kohe tuli tere, et nad oskavad nii hästi öelda, neile jäävad inimesed meelde, et kui sa lähed seal nädala jooksul, ütleme, käid sealt mööda või mis iganes, et siis neil on tõesti hea mälu. Et ja näiteks, kui me seal omavahel rääkisime juttu, siis üks mees küsis kohe, et oo, te olete Eestist. Siis ma küsisin talt, et kust sa tead? Siis ta ütles, et oo, ma sain keelest aru ja te näete nii eestlaste moodi välja, siis me olime, et vau, see esimest korda nagu said aru, et me oleme eestlased, enamus arvasid, et meie oleme kõik venelased. Ja siis me just nagu naersime tüdrukutega, et meie näeme venelased välja või? Me ei ole üldse süstitud, me ei ole midagi teinud, vaata kõik on all natural. Et kõik venelased on ju pigem nagu ikkagi siuksed ületimmitud ennast, onju. Tead, aga see on nii naljakas, me tegime just vahetult enne seda, kui Raimond vaata ära läks, onju. Tegime vaata seda TikToki, seda videovärki vaata, kus me nagu tegime seda, et ma ei tea, pane oma huuled sinna mingi kuju sisse ja siis ma ütlen sulle, mis nagu style nagu on, vaata. Selle ninaga ma mäletan. Ja ninaga oli täpselt samamoodi ja siis seal oli täpselt, meil kogu aeg tuli Raimondiga samad, vaata. Ja siis oli nagu see, et Russian style nose, vaata. Siis me olime nagu mingi, mida, mingi, me ei ole ju venelased, aga vaata, võib-olla ongi see liin on nagu sama. No muidugi, eestlased on üldse minu arust siuke segurahvas, et meist on ju kõik üle käinud, et ma ei imesta, et siin, ja meil on ju vene verd sees ka. Täpselt. Siis Raimond oli mingi, ma olen täitsa sinu poiss. Nii armas. Täiega, et selles suhtes jah, nagu huvitav lihtsalt, et inimesed niimoodi nagu kohe mingi. Aga minule nii meeldib, et nad on siuksed suhtlejad ja selles mõttes, et ma ei tea, vaata, ma olen ise ka selles mõttes nagu julgem kui, ma ei tea, nooruses on ju, et kui näiteks see Türgi kutt alati tuligi, et ta tuli kohe niimoodi, et võttis mu käevangu, on ju, ma olin mingi davai, mängisin täiega kaasa, et see oli nagu nii tore, et mina nagu ei pelga, et nad ei ole siuksed, noh, muidugi oleneb inimesest, vaata, kui ma nagu näen, et ta on mingi siuke õudukas, siis ma ei teeks, on ju. Aga kui ta on siuke mega friendly, siis on mega tore. No ja vaata, tekib see usaldus nagu, kui tead, ma rääkin siin, see tuli praegu meelde ja jumal hea võimalus sellest praegu rääkida, vaata see Balti jaama turg. Me ei ole siiamaani ikka jõudnud sinna, aga ma väga tahaksin minna sinna sinuga. Just võtta rääkides nendest venelastest, siis see Balti jaama turul on see üleval korrusel see turg, kus ma sattusin siin mingi aeg täiesti juhuslikult käima ja see on ikka nagu täiesti hämmastav, kuidas nagu mingi Eestis siuksed hurtsikud reaalselt nagu on lahti. Nagu seal, nagu see turg, see, noh, üks on seal see nii-öelda see toiduala, ja siis korrus kõrgemal on nagu mingid, juba hakkab mingid müügid, vaata, mingid hurtsikud, vaata. Ja siis seal oli nagu reaalselt nagu seal on nagu poed, mida ma tahaksin, et seal reaalselt nagu näeksid, sest seal on nagu, esiteks on seal nagu see nostalgiapaugu mõte, vaata, et oh my god, et kas siuksed asjad on veel olemas, on ju. Aga teiseks on see, et need müüjad on nagu full venelased, vaata. Ja seda nagu ühe putka nagu taga oli tehtud nagu reaalselt altar mingi Lenini kujuga ja siis seal oli mingi, noh,
kusjuures Putinit ei olnud, aga see oli see, just see Stalin ja Lenini aegsed need, vaata, siuksed suured, vaata, need räiged monumendid nende peadega, vaata, õlad on ka niimoodi, vaata. Ja reaalselt nagu siuke altar tehtud nagu. Siis mõtlen, täiesti pekkis, vaadates seda, vaata, nende kõik need sõjade asjadega, nagu, kuidas see lahti on siin ja mida nad müüvad nagu. Reaalselt ühel oli veel niimoodi ka, et kui ma nagu oma pojaga läheks sinna nagu, mingi kõrval on põhimõtteliselt mingi mängupood, kus on mingi jumala palju mingeid siukseid asju, mis talle nagu räigelt meeldiks, on ju. Teises poes on mingi niimoodi, et hea, et seal mingi püstised tildod ei ole ja mingid vibraatorid ja niimoodi. Kuidas ma seletaksin nagu 5-aastasele näiteks? või ma ei tea, mingid noad või ma ei tea, midagi seal kõik Jaa, oli kõik oli täiesti nagu lahtiselt, mis tegelikult nagu rääkides ongi nagu täiesti keelatud Eestis. Keelatud nagu must turg, vaata. Aga nad olid siis seal selles suures turuhoones või? Jaa, lihtsalt seal nagu korrus kõrgemal, vaata võib-olla kuhu väga inimesed ei satu, aga noh, tegelikult on see nagu äge, nagu selles mõttes on äge, et nagu kui nagu vähegi nagu midagi meeldib ja tegelikult on hinnad nagu ka normid, aga lihtsalt ongi nagu see, et what the hell lihtsalt. No väga huvitav, lähme. Jaa, sest et seal oli nagu vaata mingeid postkaarte ka ja mingeid selliseid asju, vaata, mis kunagi oli räme teema. Mäletad? Või et mul päris mitu korda oli nagu niimoodi, ma olin mingi, vaata, seda ma tahaks küll Eerikale nagu näidata. Ma tegin millestki pilti ka. Jah, midagi tegid. Postkaartidest rääkides, need on küll ülilahedad minu arust, sest et mul on isegi vanaema mingi nooruspõlveaegsed postkaardid alles, kui vaata saadeti. Ja umbes ma arvan, need võivadki siuksed olla. Üliägedad, et siis saadeti vaata igaks mingi pühaks ja ma ei tea, naistepäevaks ja nagu mõtle, hullult saadeti neid, et minu arust see on tegelikult oli hästi äge komme, et siuke komme võiks küll tagasi tulla tegelikult, et inimesed saadavad postkaarte. Kuigi noh, okei, ma saan aru, mis sa taga teed, noh, ma ei tea, näiteks sünnipäevakaardidki on tänapäeval ju sellised, et ma ei tea, näiteks kingid kellelegi raha, sa paned kaardi vahele, ma isegi ei viitsi sinna sisse kirjutada, sest ma tean, et see visatakse nagunii minema. Mida ma nagu mingi, mis effortit ma sinna ikka nagu panen, et noh, ma on ja neid ainu. Miks sa ei kirjutanudki midagi sisse? Ma mingi, et ma ei tea, et sa hoiad alles neid, ma tean, et paljud ei hoia, et noh, mis mõttega ma sinna hakkan vaeva nägema, et kirjutama mingi hullu, otsin mingit luuletust, ma ei tea, see on nagu mõttetu. Täpselt. Et jah, see oli nagu siukene minu jaoks nagu täiesti nagu kohati nagu mingi nagu siuke äge, aga samas nagu veits trauma ka, et küsimärgid lihtsalt, et mis siin toimub. Jaa, just, et kuidas see nagu Eesti riigis nagu Balti ja ma ütleks just kõige üks suurimaid turgusid vaata ja nagu siuke asi toimib. Jah, aga no eks neil on see oma klientuur ka, et ega nad niisama seal ei tiksuks, ma arvan, kui keegi ei osta mitte midagi. Täpselt. Aga väga huvitav. Ma käisin seal jah päris ammu. Ma isegi ei mäleta, vaata siis, kui me neid maasikaid šokolaadis ostsime. Oh my god, tahaks. Siis käisimegi vist viimati, aga siis me vist üleval ei käinud. Ei käinud. Ma polnudki kunagi seal üleval käinud. Täiesti juhuslikult sattusin sinna. Mina vist olen ühe korra käinud, vist isegi ostsime sealt midagi. Aga seal oli ikkagi pigem mingitel käsitöödel ja mingitel, ma ei tea, need vaata vanamemmed müüvad seal mingid, ma ei tea, kindaid ja asju, siis need olid päris krõbedad. No okei, mida ma ütlen, et need peavadki olema krõbedad, see on kellegi nagu handmade on ju. Aga ikkagi, see ei olnud nagu mingit head stuffi. Mis ajal me käisime seal, et seda šokolaadis maasikaid oli? Eelmine suvi ei olnud või? Ei, oli küll suvi, aga nagu kas see oli nagu suve lõpp juba või keskpaik või? Siis, kui need Eesti maasikad olid, sest need olid need Joosepi talumad. Ma täiega see peab olema siis ikkagi juuni ju. Ma tahaks täiega veel seda, see oli nii hea lihtsalt. See tops võiks suurem olla midagi. Ja Eesti maasikad ja Belgia sulašokolaad, piimašokolaad, see oli täiega hea. Jaa, täiega, lihtsalt täiega. Et ja ma ei tea, millal need ilmad siin soojamaks lähevad. Ma ei tea, siin tundub, et siin ei lähegi nagu, mis nagu vaata räägivad, et okei, kliima soojenemine ja kõik jutud on ju, aga nagu praegu ma ütleks, et minu arust vaata talv oli suht mõttetu, et minu meelest me liigume rohkem sinna UK kliima poole, kus on kogu aeg konstantselt mingi hall ja vihmane ja mingi mõttetu. Ma ei tea, jah. Nagu reaalselt, nagu ma räägin, et me siin just üks päev tagasi rääkisime vaata isaga, et nagu see täitsa haige, et isegi nagu sirelid ei ole õide puhkenud. Et nagu
eelmine aasta sellel ajal oli juba Sirelid nagu almost juba ära õitsenud. ja täna me nägime esimest korda, me snowmingaid õitsemas ju. jah, lõhna järgi. ma olin mingi, siin on mingi toomingas. ja siis ise ütleb, et tuleb poolt. Tuul oli sealt poolt. mida iganes. et selles suhtes nagu ja oota, midagi veel õitseb, mis on see. võililled. jaa, võilille, ja no seda küll jah, tegime nalja siin. et võile mingi palun lill sulle. et jah, ma ei tea, tahaks küll nagu juba siukest, ma tahaks just siukest pusailma. Nagu, et võib-olla ei ole nagu nii kuum või soe, aga nagu samas piisavalt, et ma ei viitsi nende jopedega enam mässata, nagu palun lihtsalt, nagu ma tahaks pusailma. jaa, või tahaks kleiti kanda väljas, et sa ei pea ennast sisse pakkima, et viskad kleidi selga ja täpselt. kogu aeg ainult mingi püksid. Back. Mhm. Pikad veel ka. Vaata, ongi, segane on see, et päeval on nagu okei, siis vahest on tuuline, on ju, aga nagu õhtul läheb ikka nagu räigelt nagu nulli lähedaseks, et selles mõttes nagu ongi raske, et isegi kui sa päeval kodust ära lähed, on ju, siis õhtul sa tuled tagasi ja mõtled, et kurat, oleks võinud võib-olla selle jope panna, sest siis on nagu soojem, on ju. no ongi, minu arust meil on kõik, ma ei tea, ilmastikuolud esindatud, hommikul vaatad, et nii pilves, et ma panen mingi soojalt riidesse, siis tuleb päeval päike välja, siis mingi, ma ei tea, võtad pealt ära, siis on räige tuul, siis tuleb veel vihma ja et mingi lörts ei tule, et no sul on nagu kõik asjad olemas. Hommikul pead autoaknaid kraapima, sest et on veel miinus olnud, on ju. Et see on nii õudukas, et õudukas. et mul on nii kahju nendest, kes vaata istutavad välja, vaata mingit taimi asju, siis ei saa välja panna, sest et mingi see ja ma küsisin isa käest ka, no sul isa siin istutas, siis ma mingi, no sul juba on välja tal midagi, kus ta on siis külm on. et nagu nii haige, et täiesti unreal, ma arvan, ongi väga paljud on juba istutanud, aga lihtsalt on nagu mingi ülikülm. Aga huvitav, kas kasvuhoones on soe või? no ei ole pigem vist. See on selles suhtes päeval ta võib jälle kütta nagu kasvuhoone normaalseks, aga ikkagi öösel tõmbab, ma arvan, suht madalaks ja pluss on see, et ütleme, kui praegu nagu on öösiti nii külm, on ju, siis on jällegi see, et kõik see saak ju hilineb. jah, aga ongi, kõik lükkubki edasi ja täpselt samamoodi nagu see Sirelite õide puhkaminegi ju. Kõik tuleb nagu hiljem. Ma kujutan ette siis, et septembris on see vana hea vananaise suvi või mis iganes see on. Ja nagu veider on mõelda, et 6 aja pärast peaks olema kuskil jaanipäev. Äkki on potentsiaali siis normaalsele ilmale? Eestis ei ole kunagi jaanipäeval okei ilm. Ei, mis sa räägid, eelmine aasta on jumala nice. No okei oli jah. Okei, õhtu hilja oli nagu kõiki külm, aga väike kuri keelemärjuki sisse. siis oli väga soe. Et selles mõttes jaa nagu, aga ikkagi noh, õhtul läheb ikkagi külmaks. See on nagu fakt. Head vihma ei saanud. Sul on jaanipäeva plaanid tehtud või? No selles mõttes, et nagu mis ta ikka vaata, tahaks ikkagi, no võib-olla ma arvan, me ikkagi nagu lähme sinna kodukanti või? Kodukanti kindlasti. Selline hea see eilne vestlus, vaata. et ma käin ainult kodukandi pidudel. õige vastus. et ma ei tea, ma mõtlesin vahepeal, et ikkagi võiks, vaata, me oleme iga aasta käinud seal Rae omas. See on tasuta, see on nagu normpidu, aga need esinejad ei paku pinget. Seekord ei olnud esinejad väga head. Jaa. Et ma ei tea, võib-olla vaataks siis see aasta kuskile, ma ei tea, mis Kose omades ja nendes toimub, vaata. Et tahaks nagu mingid normaalsed esinejaid, aga kodu omale kindlasti, ma arvan. Ja see on nagu siukene, meie jaoks on see lihtsalt ei ole nagu mingi nostalgia mõttes, et näed mingi vanu tuttavaid häid, mingi bla bla. Vaid, et meil on nagu see family thing ka tegelikult, et me teeme mingi grilli. et nagu meil on see family värk ka, vaata, et teeme mingit süüa ja räägime juttu ja siis joome ennast juba seal mingi normaalseks ja siis... Et tegelikult on nagu meil see pigem nagu see ka. Et me teame, et me saame nende enda inimestega kokku, on ju? Jah, just. Aga me käisime siin eile oligi või?
käisime seal kodukandis, oli see grillfest. See oli ikka väga see piinlik oli nagu üritus. täielik läbikukkumine. Nagu I'm sorry, kui keegi kuulab ja siis nagu kuulab seda, on ju. Aga nagu see oli. Sest et vaata, sa eeldad, kui sulle mõtled, et sul on nagu sama logo ja sama nimetusega grillfest nagu Pärnus on. Ma ei eeldanud, et see on sama suur üritus nagu Pärnus on. Aga nagu seal oli reaalselt 4 toiduputkat, mis tegid siis oma neid friikartulite grillvorste ja siis mõtled, et Wow. Natuke rohkem oli, aga nagu ikkagi vaata. No täiesti pointless ju. Jaa, ei. Mänguasju oli seal mingi 3-4 mingit kohta, siis mingi 3-4 kohta müüsid oma maasikad, kurki ja kartuleid, on ju. Ja siis olid mingid degusteerimisalad ja that's it. Ja seal ei olnud mingi lille, mingi istikud ka. No see oli ka üks koht. Jaa, nagu... kuskil nurka lükatud ka, vaata. See oli ma ei tea, minul oli see point, pluss oli ju see kevadlaadaga ka koos, on ju. Ja siis ma eeldasin, et nagu laat on ikkagi nagu laat, mitte see, et mul on ainult osta ongi kartulit, värsket kurki ja see on nagu täiesti mõttetu. Mingit suitsusinki. Me seda nagu otti. Noh, vaata see, mis seal nagu konsumi taga on. Aga see on ka nagu selles mõttes, et see nagu kiiliott on ka asjalikum, sest seal on ikkagi sinke asju ka ikkagi müüa. No ongi jah, täpselt. Et ma räägin, et nagu, oli nagu kuidagi nagu läbi kukkunud nagu siukene. Et jah, ma loodan, et mu laps helistab, oota, me paneme kuna pausile. No nii, see oli nii nunnu. Põhimõtteliselt mu laps helistas praegu mõele. Siis mingi tädi Eelika võttis vastu ja see oli nagu mingi, aita mind, ma korra ehmatasin. Ma ehmatasin ka korraks. Ma mõtlesin, et äkki ta on rattaga kuskil. Jaa. Mõtlesin, äkki mingi koer äkib. Ja, et ütles, et äkib, vaata. Ma mingi, mida kuratit? Korra käis jõnks läbi, aga selline... Vaata, ma mõtlesin, et äkki ta ei helistada, vaata. Mul oli väike see tädi moment. Jaa, täpselt. Et see kiiliott on jah, nagu selles mõttes asjalikum, et sul on ikkagi, seal müüakse kala, liha, kõik asju. Jah, selles mõttes küll ja vaata kõik asju, mingi purk ja mingi mida iganes. Ja või siis see vaata see tantsulaulupidu, mida meil seal kodukohas tehakse, on ju koos selle laadaga. See oli nagu palju ägedam laat. Ja. Et täpselt. Kuidagi pettumus oli jah. Veits oli. Aga vaata, mina ei ole nagu väga mingi laadaline, seega nagu mul otsest mingit visiooni sellele ei ole ka, aga nagu ma sain aru, et tegu on tegu oli väga sellise tagasihoidliku laadaga, jah. Aga vaata, nagu me nägimegi tuttavaid seal ka, siis kõik ütlesid, et see on nagu väga mõttetu. Et mina olen just ma ikka iga aasta tahan seal jänedalaadal käia ja ja et nagu need on ikka siuksed suured laadad, mingid Türi lillelaad, et need on nagu siuksed ägedad laadad. Jah, täpselt. Et kui sa tahad nagu laata, siis sa lähed ikkagi suurele, mitte see, et põhimõtteliselt meil oligi, me käisime sealt läbi ja siis ma tegin nalja, et davai, lähme Konsumisse. Sest et me ei saa mitte midagi sealt. Sisuliselt. Täiega lähme laadalt poodi lihtsalt. Okay. Aga ma tahaks täiega minna sinna Pärnusse. Grillfestil või? Ma ei ole vist isegi käinud. Nagu ma olen kogu aeg kuulnud, et see on nagu norm. Selles suhtes, et eelmine aasta nagu pidi seal ka olema norm. Ja kindlasti ma tahan minna sinna Pärnu tänavatoidufestivalile jälle. Vaata siin Eestis oli ka ju Eestis, issand kui totakas peast ikka. Ma tahtsin öelda Tallinnas. Nii. Et Lauluväljakul on ka seda tänavatoidufesti tehtud. Ja ma olen alati mõelnud, et nagu... Tasuta või? See on ikkagi sissepass on ka. Mulle see nagu meeldib, et see ei ole nagu mingi hinnaga, vaata. Aga näiteks, kui sa lähed tänavatoidufestile, kus pakuvad erinevad toitlustajad mingid toite, sa lähed sinna proovima ja siis sul on see, et sa ostad nagu täissuuruses portsu, sisuliselt sa saad ühest portsust juba kõhu täis ja sa ei saa kuskile mitte midagi proovida, sul on kõht täis. Et minust nagu siukse festi mõte on minu arust see, et sa nagu avastad uusi toidikohti. Et ma proovin siit seda, seal proovin teist, et võiks olla siuksed mingid väiksed portsud normaalse hinnaga, et sa proovidki erinevaid, sa leiad endale lemmikud, ma ei tead, kust tellida edaspidi või tead, kuhu restosse minna või mis iganes. Et nagu see võiks olla selle pointiga, mitte see, et ma valin siis selle ühe koha, kus on väiksem järjekord ja siis kõnnid koju tagasi sisuliselt. Et ma küll ei tea, et muidugi ma olen nagu nõus kaasa tulema selles mõttes, et see on kindlasti äge, aga huvitav oleks näha, kuidas seal korraldatud on.
sest see Pärnus oli ikka nagu meeletult suures mastaabis nagu see. Sa käisid seal üks aasta, on ju? Eelmine aasta käisingi. Noh, palju sõid seal siis? Ma pigem jõin. Ei, tegelikult mul oli nagu see, et esiteks ma sõin ära ühe selle, ta oli nagu siukene nagu 2 kilon kebaabirull, vaata, kebaabirull oli nagu, aga ta oli mingi megamassiv. Aga jällegi see kogus eeldas seda, et mul oli kõht tühi, vaata. Et muidu ma ilmselt nagu ei oleks seda küll nagu jaksanud ära süüa, vaata, rääkides siis nendest kogustest, on ju. Aga mul oli seal rõõm proovida Austriaid, mida ma olin nagu ilgelt kaua tahtnud proovida ja ma sain ja nagu see oli lihtsalt üliäge ja hea kogemus. Maitses või? Huvitav oli. Ma ei saa öelda, et maitses. Huvitav oli. Ma sain 2 tükki vist ära. Minu meelest oli nii. No me olime 3 vaata. Ma panin seda tabasco kastet sinna peale, vaata. Pigisin sidrunit ka ja nagu selles mõttes läks nagu ludinal alla. Kas ta tuleb selle nagu, vaata kui nad avatakse, on ju, selle shelli seest nii-öelda, siis kas need, kes selle avavad, nad võtavad selle mulluski nii-öelda selle karbi küljest lahti, on ju. Et kui sa kallutad, siis tulebki lõnk selle... Mingi krõks käib seal vist ära, jah. Ja siis ongi nagu, siis ta nagu ludiseb seal peal nagu. Ja siis ongi nagu see, et ta serveeritaksegi nagu jää peal, vaata. Ta on selle nagu nii-öelda karbi peal siis või sees, on ju. Aga ongi siis nagu seal ääres on siis pandud siis kas nad sidruneid, vaata, niimoodi. Ja siis seal pidi küsima nagu seda tabasco kastat. Ja vaata, osad teevad ju nagu vaata üldjuhul on see jää peal, nagu nii-öelda toorelt sööd selle ära, on ju, aga tegelikult ju tehakse ka neid paneeritult, et sinna peale pannakse mingi siukest crumble'it, on ju, ja kammist täidet ja siis ta on küpsetatud ja siis sa sööd põhimõtteliselt samamoodi, aga ta on küpsetatud, jah. Väga huvitav nagu. Ja, et selles mõttes nagu kogemuse mõttes ma räägingi, et see tänavatoidufestival ongi ju sellisteks puhkudeks loodud, et sa saaksid proovida, on ju. Et selles mõttes ja mis oli veel äge oli see, et vestsin jälle paar päeva tagasi, vaata isale rääkisin, siis kui me jõudsime sinna laadale, et vaata, et seal tänavatoidufestivalil oli see koksid serveeriti nende šašlõki ämbrites, vaata, et nagu siuke jõhker lahmakas on ju, et ma jõin seda päris tükk aega, aga nagu samas oligi nagu see, et see hinna ja see kogu see suhe oli nagu paigas. Mäletad, palju maksis või? 13 €. Väga okei hind, jah. Ja me võtsime topelt kogus algsi džinni. Me võtsime topelt, sest et nagu suur ämber, eks ju. Mida ma sellest nagu, ma ei tea, mitu sentiliitrit sinna läks, aga ma võtsin topelt, 13 oli nagu väga okk. Mida sa tilgutad, kui janu on? Aus. Et nagu täiega nice oli. Mulle nagu täiega meeldis ja jäi siuke positiivne tunne sisse ja kuna meil oli ööbimine võetud Pärnu hotelli vist, siis meil oli lihtsalt Port Arturi tagant jumala nagu minna, sest et see oli vaata mööda seda, oligi seal Port Arturis jälle siuke pikk mere, või kas öeldakse mereäärne või on see jõgi või? Promenad ei ole siis või? Ei, no ta on vaata seal nagu silla juures seal vaata, nagu see äärne vaata, et kogu see nagu nii-öelda mereäärne või veeäärne ala oli nagu, et selles mõttes nagu pika sirgega. Tegelikult oli ilus vaade nagu ka vaata, et selles suhtes nagu jah, mul jäi positiivne mulje, et ma kindlasti nagu tahaks minna. No, miks mitte? Aga jah, ma ei tea, millal see on. Laada kalender peab vaatama siis. Ma ikka aeg-ajalt käin, sest ma tahaks ise minna siin Jäneda laadale ka. Jäneda? Kui pane hääletu peale? Eelika meil mingi täiega mingi hotline siin praegu, kurat. Ma ei teagi. Järsku mul on nii palju sõpru. Mul on niimoodi, et ma jään korra hetkeks mingi magama, mingi paariks tunniks, et mul telefon nii punane. Vaata, kui ma üleval olen, mitte keegi ei kirjuta, mitte keegi ei taha vaata. See on klassika. See on nagu vana tõde. See on klassik. Aga oota, Jäneda, mis seal head? Kus see asub? Lääne-Virumaal. Okei, nii. Jaa, loomulikult. Seal Mustatäku talli juures, seal on ka nagu, see on ka siuke, ta on nagu ehe klassikaline laat. On taimi, sööki, saad nagu koha peal seal süüa, samas on neid nii-öelda ka neid sinke asju, samas seda pudi-padi kraami on need, kõiki asju.
et nagu mulle meeldibki selle laade juures see, et seal on nagu kõike. Et kes tahab vaadata just nagu mingit, ma ei tea, riideid või ma ei tea, mingit China päikseprille, siis saab neid ka, aga samas jällegi on toidukraabiga. Aga ägedaid üritusi ikka tuleb. Tahaks ikka ju. Selles mõttes mõtlengi, ma nii aga mida ootan sa seda ootad suve. suvest nagu kõige rohkem? Mis tahtsidki öelda? Mida sa suvest nagu kõige rohkem ootad? Okei, nüüd sa tegid oma reisi ära, onju. Jah, nüüd on see suur asi tehtud. Ma ei tea, ma arvan, et ma ootan neid muusikalisi elamusi ja Noora kontserdit ootan ja Ja ma saan oma pileti lunastada talle. Ehk siis Heilikale. Meil oli siin eelmine aasta, see muidugi oli eelmine aasta, kõik asjad juhtusid eelmine aasta. Juhtus selline accident, et tahtsime Noora peole minna, siis ma ei tea, kuidas see littis mul ära, nagu ma ei tea, mis juhtus, ühesõnaga ma jäin väga täis ja Heilika lemmik on see Noora ja ta väga ootas seda ja ma lihtsalt tuimalt nagu ja sa ei saanudki minna minu pärast peole ju. jah, me jõudsime sinna peole, vaata, aga me jõudsime värava taha ja me olime seda, Eriti masendav nagu. see on juba see, et kuuled kuskilt kaugelt, et muusika käib, aga me olime jumala kindlad, et me ei saa sisse sinuga. Ja Jaa. siis me nagu mõtlesime, et laseme sul värsket õhku hingata, aga siis olukord võttis teistsugused pöörded. Ja mõtle ka, kui creepy see olukord oli tegelikult, siis meil kolmas inimene, kes meil kaasas oli, tema läks nagu ikkagi kontserdile sisse. Mul on hea meel selle üle tegelikult. Jah, et keegi ei jäänud mina mõtte peale minu. siis me jäime sinna välja ja mõtlemata, sul oli nii paha olla. Ja siis mingid 2 kutti tulid sinna autoga, et me viime ära teid. Ja siis ma mäletan veel, et ma mõtlesingi, et nagu miks ma peaksin istuma teie autosse, kui mul on näiteks nagu, nemad ei teadnud, et mul on mõed, on ju. Et kui mul on nagu justkui jutumärkides sõbranna mingi pääsauto, on ju, et nagu ma ei jõua teiega võidelda selle, kui mingi teematamiseks läheb. Ja ma mäletan, et ma küsisin, et ma tahan teiega mingit dokumente näha. Täiesti õige nagu, siis olid ka jokkis, vaata. Ma siis mõtlen nagu, kuidas sa tulid sellise asja peale, nagu näidake dokumenti. Nojah, vaata, et mingi ment. Jah. Oligi, ma läksin nende akna juurde, mingi näidake dokumenti. Ma mäletan seda kusjuures. Ma nii pässauto ei olnud. Ma mäletan, ma tõstsin pilgu, vaatasin mingi must auto oli. Must bemmeki või? Mingi mingi auto tume oli oli. otseselt, aga nagu, nägid siuksed tüüpilised, ma ütleks, mingid rullnokad välja, on ju. Ma ei julgenud nagu istuda ka nende autosse. Väga hea. Saad aru nagu, mis asja? Täpselt. Tõmmake nahka. Ja siis ma viisin su koju ära ja siis pärast mõtlesin, ma ei hakka ise ka peole minema, et äkki midagi juhtub või midagi ja siis... See oli nagu nii armas, mul oli nagu nii armas, ühesõnaga, see näitas mulle ära nagu, et nagu mul on ikka õega vedanud ja, sest et see oli ikka nagu mingi megarets, ma ei tea, see nagu nipsus läks nagu täiesti pekki kõik. Aga ma arvan, et see temperatuuri vahetus jällegi toast õue ja bla 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 ja siis täiesti randomly oli siin üks hetk, kus oli see, et kuradi see 3. inimene kirjutas, vaata, kes meil tol ajal siis oli, et lähete see aasta, siis proovite uuesti või? Ja ma olin mingi thank God, et sa andsid teada, et ma olin kohe mingi, nagu me leppisime siis kokku Heilikaga, et kui tuleb uuesti Noora Eestisse, et siis ma ostan ise pileti, nagu, et ma nagu nii-öelda nagu lunastan siis pileti välja. Ja siis ma olin mingi thank God, ostsin kohe ära, lihtsalt kohe ostsin ära, siis on nagu tehtud. Ja nüüd me ootame seda. Ja see on nüüd seal Patarei merekindluses, on ju? Jaa. Et ma arvan, et on koha mõttes ka siuke väga äge. Jaa, kindlasti. Ja kindlasti ei tohi juua. Ei tohib juua, aga nagu mõistlikult. Et selles mõttes, et sa hoia siis kätt pulsil, vaat. Muidu on jälle mingi lape 3000. Täiega ootan. Nagu täiega ootan. Ma just ootangi nagu neid eventse ja et see aasta vaata me Pärnusse ei lähe, et tegelikult on meil nii palju muid põnevaid asju nagu ees ootamas. Tegelikult ju tuleb vaata õllekas veel näiteks, mille peale me võime veel mõelda. Millal see tuligi? Juuli alguses, eks ju? Ja see oli see samas Pärnuga kuidagi nagu suht samasse auku. Aga kas see aasta nad vist muutsid seda või? Ma ei tea, vaata. Selles mõttes, et ma ei tea, ma ei oska öelda, vaata, me oleme mida kuradi?
vabandust . et ühesõnaga , ühesõnaga , et ma ei appi mul hakkab nii palav . ma ei ole seda õllekat üldse nagu vaadanud niimoodi sellise pilguga, et nagu tore oleks minna, aga samas nagu me saame nagu jaanipäeval sellesama sa üritad nii tõsine olla . mida , mis sa naerma ? ma mõtlesin , et mingi üritasid täiega tõsine olla . et ühesõnaga nagu mul on nagu see, et mul on nagu igas kuus tahaks midagi. mul on nagu see, et juuni lõpus on ju okei, me läheme sinna Noorale onju. juuli lõpus ma tahaks ikkagi minna reisile onju. noh , ma hoian täiega nagu pöidlaid, et nagu see juhtuks onju, sest ma tahan täiega minna onju. ja augustis on meil see Quetta, vaata. jaa . Quetta on nagu eriti enne äge. noored ongi nagu kõik need jaanitrallid onju . täpselt , et nagu ja no vaata ja nendesse ei lähe nagu raha otseselt onju, et nad on kõik , enamus on ju tasuta . huvitav , kas mingeid DNB-pidusid ka on suvel ? vaat üldse ei ole Kindlasti on. nagu praegu kuidagi silma jäänud , aga kindlasti midagi on . kindlasti kuskil midagi on . et kindlasti midagi on , aga ma ei tea , vaata . oh my god . hakkab 50 minutit täis saama , siis hakkab mingi . asju juhtuma . meil need lõpud kisuvad alati nagu nii suht ära . ma ei tea , mis toimub , et et kindlasti midagi on , aga ma ei tea , mis esinejad , vaata kogu aeg on ühed ja samad . Nad lõpuks ei taha tulla äkki . mis oli veel , millal see mulliga ja mullita ? juulis minu meelest . juulis ja , aga no see oli ka jällegi täiesti mõttetu mingi no offense Smilers , aga nagu jaanipäeva peol on ka tasuta Smilers , nii et ma nagu ei näe jälle pointi . et nagu meelu mõttes oli seal mulli ja mullita festivali nagu tore , aga aga tookord me ju isegi ei teinud mingit drinki , vaata , me olime kained ja siis mäletad , kui me läksime sinna , siis tuli see täiega see veini pahvakas nagu näkku . täiega . jaa kõik , nagu jõid seal veini ja siis ikka vine oli üleval kohe . ja oli küll jah , et täitsa siuke veiniüritus . aga noh , miks mitte , vaatame . vaata ei saagi never say never öelda lihtsalt , et see on meie küll puhul on täpselt see , et meil on nagu veits neid eksprompt asjad , et nagu me käisime siin mingi päev kinos , et Anks ütleb , et kuule , mul on mingi kinkepilet , lähme kinno . ma mingi , kurat , mul on ka kinkepilet , või lähme . ja ja oligi mingi 2 tunni pärast , ei , rohkem oli 4 tundi ala oli aega ja siis mõtlesime , davai . jah , et need spontaansed käigud on alati nagu parimad tegelikult , et alati on ju niimoodi , et kui sa midagi pikalt planeerid , siis need ei lähe . midagi ikkagi juhtub , et nagu läheb ära ja siis see pettumus on mingi räigelt kriibib , vaata . aga kui sa nagu ongi mingi , tahaks sinna minna , davai , teeme ära , kohe lähme . ja siis on ju see tehtud ja see on tegelikult jumala fun . ja me käisime väga head filmi vaatamas , nii et aplaus sulle , Heilika . jaa , mina valisin . ma olen , vaata , mulle meeldivad draamad ja trillerid ja samas see oli veits . me käisime , vaatasime Sinners ehk siis patused . jah , seal oli see peaosanäitleja , see oli Creed'i näitleja . ma arvan , et Creed'i ikka kõik teavad . ma ei mäleta selle mehe nime nagu otseselt , aga see oli huvitav , et näiteks see on mingi Michael B Jordan või ? ma ei tea ta nime . midagi no siukest mingi Nika oli . Niggas . aga kinolehel oli nagu pandud , see oli draama ja triller , mis nagu minule väga meeldivad . aga kui otsida netist , siis ikkagi näitas see adventure ja horror ka sinna juurde . oli ju ikka veits , sest et oli küll horror veits jah . oli küll ja mingi verd lendas 2 lehte ja veits oli selline ehmatavaid olukordi ka ikkagi korralikult . aga väga huvitav , et ma pole , et nagu kui me oleme nüüd viimased korrad kinos käinud , siis me oleme sattunud headele filmidele , aga nagu see oli täpselt jälle selline film , mida sa vaatasid algusest lõpuni nagu nii põnevusega , et see lõpuni säilis see põnevus , mis saab . jaa , ongi . ja kestis väga kaua , 2,5 tundi see film . et ja kogu aeg keris nagu , ühtegi korda on siukest , et noh , nüüd see on mingi mõttetu klipp . kuidagi imelik , vaata venib kuidagi üks koht näiteks või midagi . aga see oli kogu aeg nagu mingi , mis nüüd saab siis , oota , aga see tegelasku , oota , mis Jah. asja , vaata , kus ta kadus nagu , et kogu aeg oli nagu midagi ja vaata muidugi mina näiteks üldse mingi
bluusi kui sellist ei fänna nagu muusikat, vaata, või nagu selle aja muusikat, mis oli vanasti, mida need tumedanahalised siis nagu tegid, on ju, siis täiega äge oli. See nagu huvitav oli. ja sest mulle nagu siuksed nagu veits siuksed ajaloohõngulised filmid nagu meeldivad, et vaata meiegi ütlesime, et tegelikult see aeg oli nii äge, on ju, et kuigi nagu okei, neid tumedanahalisi, siis ikkagi neid vaata ikkagi kiusati suht palju taga, on ju. Aga jah, nagu mega äge. Miks sa bluusi ei kuula, sa ei vaatagi TikTokis rockabillit või? ei. Ma vaatan muid tegelasi. Rääkides ja TikTokist. Mis sa arvad siis sellest draamast? Ma olen jumala kadunud TikTokist. Ma ei tea, vaata, kui keegi saadab midagi, siis ma võin vaadata. Aga ma ei ole üldse viimasel ajal kuidagi ei vaata sealt neid laive. Kui meil käib lainetega, siis kui sina oled seal, pole mina, ja kui olen mina seal, siis pole sind. Praegu oled sina täiesti seal augus. Ja, praegu olen täiesti, ja. Et ma ei tea, kuidagi minust on ja läheb praegu täiega mööda. Aga mis sa arvad nendest Eesti kuulsatest joodikutest siis? No kurb on vaadata neid. Sest ma ütlengi, et vaata, no võib-olla ongi see, et vaata, kui mul oli see aeg, kus ma siis vaatasin neid, et nagu kuud lähevad, aasta läheb, aga mitte midagi ei muutu. Nad lihtsalt lasevad pigem läheb hullemaks, on ju. Ja, et need draamad ja need asjad ja kuidagi mõtledki, et kui igav teie elu on, et elate sellist elu. Täpselt. Et nagu, ja see on see rahvas tahab näita. See oli ära. Ja, et see kuradi, ma räägin, et rahvale, Eesti rahvale meeldib draama, mingi joomarid, et saaks kino. Ja nad on, ja ütle veel, et Eesti rahval pole raha. No rääkides nendest, vaata, kui kanti neile see 4 sotti tona, et nad läheksid reisile. Ja. Keegi kannab lihtsalt lambist 4 sotti. Täiesti Jotadele. tuksis ju. No. Et tehke ninad valgeks ja mingi reisile või? Jah. Noh, et täiesti, et ma räägin, et see on ikka ulme, kuidas nagu rahad liiguvad ja rahvale meeldib see kino ja siis nad teevadki seda, et jumala eest need inimesed nagu teeks ennast mingi maialt maha, noh. Õudukas. Õudne. Mis see mind kummitab, see loll laul. See kuradi Kerma Mureli uus laul, rahvalaul. Aga samas temas on midagi, mis läheb täiega naerma. Ma kuulsin täna esimest korda seda. Päriselt või? Aga sulle meeldis see? Mulle meeldis siis, kui sina laulad. Kõvasti. Et jah, ma ei tea, kuna meil on 57 minutit juba mulisenud. Mis mõtlesime me teeme? Sa tahtsid just öelda või? Seda sama ju. Räägi siis kurat. Et me just mõtlesime, et me teeme seekordse osa nagu siukse rahulikuma lihtsalt mingi mulina. Et räägimegi nagu sellest reisist, vaata, mingitest mingitest asjadest, mis nagu meil praegu nagu on ja mis plaanid on. Mis plaanid on ja nemad, et meil siin tuleb ju järgmisel korral väike juubel. Siis teeme ka seda mingi drunk podcast. Oh my god, see oleks nii naljakas tegelikult. Ei, pärast ma hakkan luksuma. See oleks nii koom lihtsalt. Aga jaa, 10. episood tuleb meil kohe varsti, nii et täitsa uskumatu. Ja meil on kuulajaid. See on minu meelest kõige ägedam, sest et ega nagu me teadsime, et meil on kindlasti, aga et nagu mis mahus ja kui nagu pühendunud, sellest meil küll aimugi polnud. Aga mul on paar sõbrannat olnud sellist, kes ütlevad, et ja ma ei ole ikka jõudnud kuulata. Ma ütlesin, ei ole hullu. Nüüd vaata, kui... need on meil üleval ju kogu aeg. No täpselt ja vaata, mõnele meeldibki kuulata siis, kui on ette tehtud juba näiteks, et või sul on nagu juba valmis mitu osa, et sa saad jutti kuulata. Jaa, täpselt ja vaata see ka, et väga paljud on nii-öelda need vaatajad, kuulajad, et neile meeldib vaadates kuulata, aga meie tutvusringkonnas on rohkem ikkagi neid, kes ütlevad, et jumal hea, et teil pilti pole. Et paned kõrvaklapid või sõidad autoga, paned käima. Et sa ei missi midagi just. Jaa, et sa lihtsalt kuulad nagu, mis on ka ülihea, et meil vaata oli nagu see
tingimus nagu, et me ei taha vaata, me tahame Sest teha seda vaata, mina audiot. lähtusin ka nagu selles mõttes, et nagu enda sellest mõttest, et ma ise kuulan väga palju podcast'is, kui ma magama lähen või nagu ka koristan, panen kõrvaklapid, et ma väga-väga palju ise ei vaata, et ma ka pigem kuulan, sest et ta on ju taskuhääling ikkagi. Mul on nagu oleneb, et vaata mõni inimene on nii ilus, et ma tahan vaadata igat tema mingit miimikat, kui ta räägib nagu, et ja pluss on see ka, et sa saad võib-olla paremini aru, näiteks ingliskeelsete podcastidega mul on nagu see, et ma pean inimest vaatama, sest et jällegi nagu see kehakeel annab nii palju juurde, kui sa nagu kuulad mingit võõrkeelt. Aga samas jällegi eesti keel ma võin kuulata niimoodi, et ma võin nagu, ma ei tea, koristada samal ajal ja siis kuulata. Et selles suhtes nagu mul on siuke 50-50. Aga mingi magamise ajal mul mõte hakkab niimoodi kerima, kui ma kuulaks. See oleneb. Täitsa nagu, vaata, nagu ma ka valin, mida ma siis panen. Et näiteks teinekord, vaata, ma ka kuulan, ütleme, meie osa isegi vahest üle, siis on ka see, et ikka kuulad nagu ju ära täiesti. Aga ma olen avastanud mingid sellised, ma ei tea, olukorrast riigis ja mingid selliseid ka, mis on tegelikult põnev kuulata, aga samas nad on niisuguse mõnusa häälega, et ma jään magama, siis ma hommikul ei mäleta mitte midagi, järgmine päev kuulad uuesti. Et noh, see nagu oleneb kontekstist, et täpselt, et nagu magama minnes kuulad midagi rahulikku, teed, siis kuuled midagi sellist, mida sa keskendud rohkem. Täpselt. Et igasugust contenti on tänapäeval ju. Läheb pooleks, jah, täpselt. Kellele mida on tegelikult täiega palju podcast'e on ja kellele mida reaalselt. Keegi ei jää ilma, kellegi jaoks on ikka midagi kuskil, on ju. Aga ma ei tea, lõpetame siis selle ära, et tund on purgis ja ma ei tea, vaatame, mõtleme, mis me siis selle juubeli osaga teeme. Ja millest siis räägime, et siis võtame võib-olla mingi teema ja vaatame, mis celebrationsi me siis teeme. Täpselt, avame pudeli pauguga. Täpselt. Kuulge, aga olge siis tublid ja hoiame kõik, ma ei tea, sõrmed krussis, et see suvi lõpuks nagu meil Eestimaale ka jõuab nagu. Täpselt, ärge jääga haigeks nagu mina. Jah, täpselt. Ärge olge sellised nagu Heirika. See on see, tead see nali, ära ole, vaata kunagi oli mingi ära ole nagu Peeter. Mäletad või? Mis asi see oli nagu mingi... See oli see mingi päkapiku nali, mingi see on päkapikk. Päkapikul on punane pluus. Ta on mingi loll. Ära ole nagu Peeter. Mingi siuke nali oli. Ma mõtlesin pigem see, et olen mingi siuke reklaam, et kui jood, siis ära mine ujuma, et ära ole selline, vaata. Ma võin otsida selle nalja üles, kui ma leian, aga ühesõnaga kõlas nagu see Peetri nali. Aga jah, ühesõnaga ma ei tea. Ilusat jõudu jaksu sulle algaval töönädalal. Ikka pidid ära ütlema, ma ei taha üldse seda uut nädalat. Nüüd on juba aeg sealmaal, et võiks nagu mõtlema hakata. Eks ma siis järgmine kord räägin, kuidas see esimene töönädal oli. Täpselt. Kuulge aga olgu. Olge tublid, tšau. Tšau.